Tere hommikut! Tere tulemast Tallinna Sadama 4. kvartali aasta tulemuste tutvustusele. Minu nimi Valdo Kalm, Tallinna Sadama juhataja ja Andrus Ait, meie finantsjuht. Tere hommikust! Kõigepealt siis nagu ikka ülevaade põhilistest sündmustest 4. kvartalis ja siis lähme juba segmentide juurde. Neljas kvartal oli tugev kaubamahtude kasvu mõttes lausa 12%. Selles siis suurima kasvu tegi puistlast. Seal taga on siis tõsine viljaveljavedu. Muuga sadamast on saanud suurim eksportsadam Eestis, turuosaga kuskil üle 60%. Väga hästi ka konteinerid tõusid 19% ja RoRo jätkas kasvamist. Nii konteinerid kui RoRo näitavad ekspordi paranemist meie Eesti ekspordi mõttes kui ka meie lähiturgude ehk Soome, Rootsi ekspordi paranemist. Tugev oli ka kaubalaevakülastuste arv 4. kvartalis. Hea on tõdeda, et reisijate arv jätkas kasvamist ja suurima kasvu tegi tegelikult Muuga Voosaari liin, jõudes siis aasta mõttes juba 200 000-ni. Kruiisihooaeg oli selle korral erakordne, sest jätkus ka jõulukruiisidega 4. kvartalis. Külastas siis meid päris suur Prantsuse lipu all kruiiser ja tõi siia külalisi. 4. kvartalis sõlmisime lepingu Jetco Gaas OÜ-ga uue siis veeldatud metaaniterminali rajamiseks Muuga sadama idaossa ja sõlmitud sai siis nii hoonestus kui koostööleping, ettevalmistused käivad ehitusloa saamiseks ja partner ehk Jetgaas on lubanud siis alustada superstruktuuri rajamist lähiajal. Eelmine aasta oli oluline ka Eesti-Soome rohekoridori osas, kus me defineerisime 19 ühisprojekti. Need on siis koostöös Helsingi sadama ja laevaliinidega. Nii et osa neist on väga konkreetsed, 2 sadama vahelised, aga on ka koostöös laevafirmadega, koostöös Tallinna Helsingi linnaga. Ja detsembris avati siis Tallinna Vanasadamasse viiv trammiliin, mis on käivitunud hästi, toimib. Me oleme saanud ka teatud kontrollnumbreid linnalt, nii et võime kinnitada, et reisijad on võtnud ta juba omaks ja reisijad nii A kui D terminalist kasutavad seda. Põhisündmused 4. kvartalis jätkuvad sellel slaidil kohtukaasustega. Nimelt 15. oktoobril kuulutati välja MPG Agroproduction pankrot. See on positiivne Tallinna Sadama jaoks, sest tänaseks on selgeks saanud, et Muuga sadama idaossa nimetatud MPG projekt ellu ei viida. Siin olid mitmed põhjused. Loodame, et me läbi pankrotti saame hoonestusõigused lähiajal tagasi. Harju maakohtu otsus endiste Tallinna Sadama juhatusliikmete osas sai vaidlustatud ja ringkonnakohus võttis vaidlustuse menetlusse. Ära tahaks märkimist kindlasti ka tegevuskulude langus. See oli nii 4. kvartalis kui ka kogu
aastapõhiselt, et me suutsime läbi efektiivsusprogrammide ja ka finantskulude ja tegevuskulusi kokku langetada. Trendidest siis nüüd veel segmenditi. Nagu sai öeldud, reisisadamates kasv jätkus. Siin on oluline ära märkida, et toimus ka laevakülastuste kasv ja seejärel ka siis müügitulude kasv. Kaubasadamates sai juba märgitud, et oli tugev kvartal ja ka aasta mõttes kasv kokku. Väga oluline, et müügitulu tõusis tänu siis nii kaubatasudele, aga just laevatasudele. Ja aasta lõikes siis kaubamahud ka kasvasid kõikides lastiliikides, välja arvatud vedellast. Reisiparvlaevad tegid tugeva kvartali, suurenes reisijate arv, sõidukite arv ja ka müügitulu ja ka aasta lõikes siis tehti rekord nii reisijate kui sõidukite mõttes. Botnica neljandas kvartalis näitas väiksemat prahipäevade arvu. Kokkuvõttes aasta lõikes jäime prahipäevadega praktiliselt samale tasemele. Sisse vaadates nüüd veel kord reisijate arvule nii kvartali kui 12 kuu lõikes näeme siis stabiilset kasvu. Hea on märkida, et kasv tuleb nii Helsingi kui Stockholmi liinilt, aga protsentuaalselt kõige suurema kasvu tegi juba mainitud Muuga Vuosaari. Jõudes siis 200 000 reisijani. On hea siin võib-olla ära märkida, et tõesti Muuga Vuosaari liini on avastanud ka reisijad. Seal on siis päris palju matkaautodega reisijaid, väikekaubikutega, reisijad, kes tahavad vältida linnadesse sisenemist, sest läbi Tallinna ringi, läbi Muuga Vuosaari pääseb väga hästi Helsingi suurringile Keha 3, nii et see on tööle hakanud. Ja 12 kuu lõikes siis samuti kaubamahu kasv kõikides lastiliikides, välja arvatud vedellast. Vabandust, siin sai reisijate arvust räägitud, et 12 kuu lõikes siis reisijate arv jõudis kokku 8,2 miljonini. Kaubamahus neljandat kvartalit sai juba lahti seletatud ja 12 kuu lõikes siis on hea nentida, et kõik lastiliigid, eriti just suuremad lastiliigid nagu Ro-Ro, puist ja konteiner on näidanud läbi aasta kasvu ja oluline on ka märkida laevakülastuste kasv nii neljandas kvartalis, aga ka aasta lõikes. Reisiparvlaevad sai mainitud juba ka, et tegid tugeva kvartali ja rekordtulemus siis reisijaid siis 2,4 miljonit ja sõidukeid ligi 1,2 miljonit aasta baasilt. Botnica 12 kuu prahipäevade arv natukene langes ehk prahipäevade arv jäi samaks, kuna oli, et turg väga soodne, prahipäeva hind on tõusuteel üldse turul, siis tulud tegelikult kasvasid, aga kus me olime hädas Botnica kasumlikkusega, kuna meil oli tehniline rike, mille kulud siis kajastusid kolmandas kvartalis. Tuleviku vaade. Me usume ka see aasta reisijate äri taastumist. Seda tegelikult toetab ka käesoleva aasta algus. Me näeme jätkuvat reisijate arvu kasvu, loomulikult täpsemad numbrid siis kvartali raportis, esimese kvartali raportis. Aga meil on ka suurem
kruiisilaevade broneeringute arv selleks aastaks, kui oli eelmine aasta, nii et me usume reisijate äri taastumisse. Meie nii-öelda eesmärk on jätkuvalt COVID-eelne 10 miljonit ja selles suunas me töötame. Uued RoRo ja konteinerliinid on väga fookuses ja 1. veebruarist hakkas käima uus regulaarliin ONE Muuga sadamasse regulaarselt, ühendades päris olulisi sadamaid omavahel Soomest kuni Rotterdamini ja teeb siis regulaarse sõiduga Muugale. Nii et see on hästi oluline, et meil uusi konteiner ja RoRo liine lisandub, sest see on otsene tulu ja kasum ja meil ei lisandu mingeid kulusi, investeeringuid, sest infrastruktuur on meil nii Muugal kui Paldiskis olemas. Eraldi tahaksin peatuda projektil Tööstuspargid 2.0. Me alustasime tööstusparkide turundamisega juba 2 aastat tagasi ja saime ka konkreetseid tulemeid, näiteks Jetgasiga sõlmitud leping ja nii edasi. Nüüd on meil tööstuspargid nii Muuga kui Paldiski tagalas uuesti fookuses. Meil on mõlemas pargis vabu maid, mis on meie omatud. Ehk meil on see luksus, et me saame kutsuda tööstusettevõtteid, ka laondusettevõtteid, aga fookus on just nimelt tööstusel meie sadama tagalasse. Sellega me pakume neile väga hea multimodaalse logistika, infrastruktuuriteenused. Selleks siis on meil eraldi programm, kus me teeme koostööd Eesti erialaliitudega, teeme koostööd kaubanduskodadega, rahvusvaheliste kaubanduskodadega, saatkondadega ja loomulikult rahvusvaheliste messidega, meelitamaks siis siia investoreid, tööstureid. Kindlasti on suurem fookus Skandinaavial, aga vaatame ka laiemalt Läänemere äärseid riike ja isegi kaugemale. Nii et siin on tegemist sellise strateegilise tegevusprogrammiga lähiaastateks. Tuuleparkide baassadama arendus Paldiskis jätkub. Siin on päris palju teemat meretuulepargindusest just Eestis. Meie näeme ja oleme ju alati planeerinud selle tuulepargi investeeringu kogu Läänemere tarbeks. Me usume, et meretuuleparke on ehitatud ja ehitatakse lähiperioodil erinevates riikides kindlasti veel. Küsimus on nüüd, millises ajastuses. Nii et meie oleme siit valmis seda teenust pakkuma. Antud investeeringu mõte on ju ka see, et teenindada paremini RoRo laevaliiklust, sest meil on nii-öelda positiivne probleem Paldiskis. Meie olemasolevad RoRo kaid on ülekoormatud juba ja kolmandaks peaks see uus kai paremini teenindama ka militaarvedusi, mida me näeme kasvavas trendis. See tähendab seda, et meie investeering jätkub plaanipäraselt ja peaks siis 2026. aasta alguses antud valmiduse saavutama. Multifunktsionaalne offshore laev, tema disaini ja ärivõimalused on meil jätkuvalt laua peal. Me väga tõsiselt analüüsime turge, tegemist on ju globaalse turuga. See on praegu väga huvitav aeg. Töid on väga erinevaid ja päevahinnad on tõusnud kõvasti. Ja kui te vaatate siin lähipiirkonnas, mis toimub nii-öelda strateegilise infrastruktuuriga Läänemere põhjas, siis me väga tõsiselt kaalume, kui multifunktsionaalne see laev on, kas ta suudab ka kaabli installatsioone ja parandusi teha. Nii et
väga tõsiselt analüüsime, otsust ei ole veel teinud, tegemist on ju suure investeeringuga, kuid näeme seda ühe väga tõsise kasvu võimalusena. Ja kinnisvara ärimudeli ettevalmistus jätkuvalt käib, me usume sel aastal siis tuua turule esimesed katsetused ehk loodame väga, et mingi detailplaneering 5 saab vastu võetud ja me saame siis teha konkurssi arendajatele, katsetada siis turgu esimeste aladega. Jah, praegu kinnisvara turg ei ole väga atraktiivne, aga võib-olla on just paras aeg millegiga startida tuleviku mõttes. Ja käivad ka ettevalmistused riigi osaluse vähendamiseks. Ja oleme siis heas koostöös ministeeriumitega jõudnud hetkel ühise nägemuseni. Nüüd on otsustus koormed valitsuse käes, millise mudeliga ja mis ajastuses edasi liikuda. Meie näeme seda väga positiivsena, sest näeme ka võimaluse emiteerida aktsiat ehk tekitada suuremat huvi Tallinna Sadama aktsia vastu. Ja nii nagu eelneval aastal efektiivsus on jätkuvalt teemaks. Suutsime kulusi vähendada päris oluliselt eelmisel aastal ja ka selleks aastaks päris selged eesmärgid. Annaks sõna Andrusele. Aitäh, Valdo. Jätkan siis ülevaatega majandustulemustest 4. kvartalis ja aastalõikes. Et terve aasta majandustulemused olid siis mõjutatud parematest mahtudest, seda siis kauba puhul ja reisijate arvu tõusust. Hea meil oli tõdeda, et väga jõudsalt tõusid siis kaubalaevakülastused just aasta teises pooles ja see siis avaldas positiivset mõju ka finantstulemustele. Ja 4. kvartalis siis need mõjud olid keskmisest positiivsemad, millest siis ka finantstulemuste jõudsam kasv. Müügitulu siis 4. kvartalis suurenes 2,7%, tasemele 28,8 miljonit eurot ja siin saabki välja tuua peamiselt siis kaubatasud, laevatasude tõus kaubasadamates, samuti suurenesid reisijate tasud. Oli ka 2 kulu- või tululiiki, mis vähenesid, üks neist siis laevade prahitasu, seda siis seoses Botnica vähema arvu prahipäevadega ja samuti oli meil elektri hinna tulu väiksem elektri müügis siis ja seda siis elektri madalama hinna tõttu, et tarbimine oluliselt ei muutunud. Korrigeeritud EBITDA kasvas 18% 4. kvartalis ja siin siis oli eurodes kasv ligi 1 miljon kõrgem kui müügitulu puhul ja sellesse siis panustas täiendavalt tulude vähenemine. Tulude vähenemisse andis suurim panus just maksutulude vähenemine, suurim muutuja selles oli siis maamaks, mis siis jõudsalt vähenes tulenevalt sellest, et maamaksu määra aasta algusest vähendati ja see siis avaldas mõju kõigis kvartalites. Ja lisaks oli ka elektrihinna kulu siis madalam vastavalt siis tulupoole vähenemine ja kulupoole vähenemine. Korrigeeritud EBITDA marginaal kasvas 5,5% punkti 42,5%-ni. Ärikasumis samuti kasv, põhjused sarnased eelmisele või EBITDA tasemel välja toodud mõjudele. Tulumaksu 4. kvartalis ei maksnud ja perioodi kasum suurenes 50% tasemele 4,3 miljonit eurot. Siin saab siis välja tuua, et 4. kvartalis vähenesid ka netofinantskulud, tulenevalt sellest siis, et Euribori madalamast tasemest hakkasid mõjud jõudma ka finantskuludesse. Ja 4. kvartalis me investeerisime siis 5,4 miljonit eurot, jätkuvalt on suurim investeeringuprojekt kaiehitus Paldiskis, mida me siis eelmisel aastal alustasime. Ja lisaks 4. kvartalis toimus ka ühe meie parvlaevade peamootori vahetus, see ei olnud midagi erakordset, et seal on lihtsalt ette nähtud, et
teatud töötundide järgselt peab peamootori asendama ja seda tööd me siis tegime ja see oli planeeritud. Nüüd aasta lõikes müügitulu kasv 2,5%. Siin on hea välja tuua, et müügitulu kasvas kõigis tululiikides ehk kasv oli laiapõhjaline. Suurim kasv oli parvlaeva teenuste tulu kasv, mis siis suurenes ligi 800 000 eurot, peamiselt seoses lepingulise tasu muutuva osa indekseerimisega. Samuti suurenes siis muude teenuste müük, mis on siis seotud sadamateenuste osutamise algusega Pakrineeme LNG kai puhul. Samuti aasta lõikes suurenes Botnica prahitasu, kuigi prahipäevade arv siin 10-11 päeva vähenes, siis just seetõttu, et prahipäeva kohta päevamäärad on kasvanud, tulu siiski kasvas. Samuti suurenes renditulu, indekseerisime luunastõiguse tasusid ja rente meie sadamates meie klientidele ja lisaks loomulikult siis kaubatasude kasv ja reisijatasude kasv panustas müügitulu kasvu. Laevatasude puhul jäi kasv pisut väiksemaks, kuna reisilaevade puhul siis aasta alguses oli üks laev ligi kuu jagu liinilt maas regulaarsete dokitööde tõttu ja see siis vähendas laevatasusid reisisadamates, aga teiselt poolt siis hea tasakaalustus tuli just kaubasadamatest ja kaubalaevakülastustest. Korrigeeritud EBITDA marginaali puhul jõudsime peaaegu 45%-ni ehk tasemele 44,4%. Ärikasum kasvas 18% tasemele 29,1 miljonit eurot. Eelmisel aastal oli meil ühekordne mõju ka põhivara mahakandmistest, kuna põhivara piirmäära regulatsioonide muutuse tõttu tõsteti, siis väiksema väärtusega põhivara mahakandmine toimus 2023. aasta alguses ja siis seetõttu see baas oli madalam, sellest ka ärikasumi pisut jõudsam tõus võrreldes EBITaga. Tulumaks sarnane 2023. aastale, maksime täpselt samas suuruses dividende 0,073 eurot aktsia kohta nii 23 aastal kui 24 aastal. Ja sellest siis ka enam-vähem võrdne tulumaks. Perioodi kasumiks kujunes 19,2 miljonit eurot ehk 21% enam kui eelmisel aastal või eelneval aastal võrdlusperioodil ja sellest siis siin on ka mõju kõrgemast intressikulust, mis siis kõrgema Euribori tõttu oli 2024 aastal pisut üle 1 miljoni euro võrra kõrgema. Aasta lõikes investeerisime 38,8 miljonit eurot, ka siin suurim investeeringuprojekt siis Paldiski Lõuna-Sadama uue kai ehitus, see oli circa 32 miljonit eurot. Lisaks siis suurematest investeeringutest rekonstrueerisime konteinerkaid Muugal, ühe roororambi siin Vanasadamas, toimus ka A-terminali ja selle ümbruse projekteerimise jätkumine ja parvlaevade puhul siis toimusid 2 parvlaeva dokitööd ja lisaks siis 4. kvartalis ühe parvlaeva peamasina vahetus. Vaadates tulemusi segmentide lõikes, siis 4. kvartalis 3 segmendis 4 toimus kasv. Suurim positiivne mõju siis kaubasadamates, eelnevalt sai välja toodud põhjused, suuremad kaubamahud, rohkem kaubatasu, rohkem laevakülastusi ja kulude kokkuhoid avaldas ka kõige suuremat mõju just kaubasadamates. Reisisadamate puhul müügitulu kasv ligi 200 000, samas suurusjärgus ka EBITDA kasv, siin siis mõju peamiselt rohkemal arvul reisijatele. Ja reisiparvlaevade puhul indekseerimise mõju tõstis tulusid ja kulud jäid samale tasemele, seetõttu ka siis EBITDA kasv samas suurusjärgus. Botnica puhul, mis sisaldub siis segmendis muud, vähem prahipäevi,
siit ka mõju siis tuludele -400 000, et aastal 2023 see mõju tuleb just sügisesest Kanada projektipõhisest tööst, kus meil on siis 60-päevane fikseeritud töödeperiood, mida saab siis pikendada ja või siis 2023 aastat iseloomustas väga suures mahus pikendamine. Sel aastal see pikendamine ka toimus, aga vähematel päevadel, pigem oli see selline läbi aastate keskmine periood ja sellest siis tulude vähenemine. Samal ajal kulud vähenesid enam, seetõttu siis langus EBITAs jäi madalamaks kui tuludes. 12 kuu lõikes kõigis 4 segmendis saame välja tuua kasvu nii tuludes kui EBITDA puhul, mis veel kord viitab siis laiapõhjalisele sellisele kasvule eelmisel 2024. aastal. Suurim kasv siis taaskord kaubasadamates, põhjused samad, mis siin eelnevalt välja toodud, ja samuti tuludesse panustas lisaks siis laevakülastustele ka suures ulatuses renditulude kasv ja ka siis Pakrineeme sadamas opereerimise alustamine. Reisisadamate puhul kasv siis peamiselt tänu reisijate arvule ja reisijate tasudele, seda siis nii EBITAs kui müügitulus või müügitulu kandus siis üle EBITAsse, et kulud otseselt ei suurenenud ja tuleb arvestada, et siin on ka laevakülastuste puhul siis mõju sellel ühel kuul, kus üks laev reisilt või liinilt maas oli ja reisi ei teinud, ehk sellest siis ligi 90 külastust vähem, mis siis esimest aasta poolt kõvasti mõjutas, kui nüüd see ka veel juurde arvestada, oleks kasvanud veel suurem. Nüüd reisiparvlaevade puhul tulude kasv indekseerimisest ja pisut rohkem tegime ka reise. EBITDA kasv jäi pisut madalamaks kui tuludes, seda siis põhjusel, et esimeses kvartalis olid rasked jääolud ja kütusekulud seetõttu suurenesid läbi suurema tarbimise ja lisaks tõusid ka sadamatasud. Ja segmendis muud on siis tõesti hea näha, et vaatamata prahipäevade arvu langusele õnnestus tulusid ligi €500,000 ulatuses kasvatada ja see kandus üle ka EBITAsse. EBITAt mõjutas kulude muutus ka, et eelmisel aastal meil olid täiendavad kulud seoses ettevalmistuste ja spetsiaalse tehnika rentimiseks suveprojektideks või 2023 aastal, 2024 aastal sellist mõju ei olnud. Küll oli meil tehniline rike 2024 aastal Botnica ja seetõttu jäämurdjale oli vaja teha suvel remonti, mis omakorda suurendas kulusid, aga kõik kokku siis jäid kulud enam-vähem samale tasemele. Vaadates rahavoogu äritegevusest on suurenenud 4,8 miljonit võrreldes 2023. aastaga. Siin siis mõju suurematest tuludest ja väiksematest kuludest peamiselt. Rahavoog investeerimisest kajastab siis kõrget investeeringutaset. Investeeringud suurenesid ligi 18 miljonit ja siin selle rea puhul siis avaldab veel täiendavat mõju asjaolu, et nii-öelda positiivse poole pealt, et 4. kvartalis saime 15 miljonit või meile laekus 15 miljonit Euroopa Liidu sõjalise mobiilsuse fondist, mis on siis ette nähtud Paldiski projekti finantseerimiseks. Kokku siis toetus 20 miljonit, 5 miljonit olime juba varem kätte saanud, see siis mõjutas seda rida positiivselt, samas me deponeerisime aasta lõpus 4-kuuliseks perioodiks 22 miljonit eurot, mis siis omakorda mõjutas seda rida negatiivselt. Vaba rahavoog siis oli 3,3 miljonit eurot, vähenedes siis peamiselt võrreldes eelmise võrdlusperioodiga 23 miljonit ja suurim mõju siis siin investeeringutel. Rahavoog finantseerimisest -15,8 miljonit ja oli positiivne võrreldes 2023. aastaga 25,6 miljonit. Siin saab tuua välja siis, et kaasasime uusi laene mahus 30 miljonit eurot. Samal ajal ka nende varasemate laenude tagasimaksed olid pisut suuremad ja intressi kulud ja maksed nende katmiseks olid ka kõrgemad. Selles siis kokkuvõttes see mõju.
rahavoog kokku jäi siis 24 aastal samale tasemele, mis aastal 2023 ja oli siis -12,5 miljonit eurot. Netovõlg aasta lõpus oli 167,6 miljonit, suurenemine ligi 24 miljonit. Peamine mõju siin siis täiendavatel laenudel, mida me kaasasime aasta jooksul ja samas oli ka nii-öelda raha kontol vähem. Nüüd bilansi poole pealt kokkuvõttes raha pangakontodel vähenes, samal ajal muu käibevara kasvas, siin on siis liikumine ka sees, et aasta lõpus üle 20 miljoni siis deponeerisime üle 3-kuulise perioodiga, et siis rahalised vahendid liikusid muusse käibevarasse. Põhivara kasvas seoses sellega, et investeeringud ületasid amortisatsiooni, võlakohustused suurenesid seoses täiendavate laenudega, muud kohustused kasvasid vastavalt siis Euroopa Liidu toetusraha laekumisele ja omakapitali muutunud, perioodi kasum ja väljamakstavad dividendid olid samas suurusjärgus, seetõttu omakapital jäi samale tasemele. Aga sellega me siin oma ettekande lõpetame. Meil on siin täiendavad slaidid nagu alati tulude jaotuse kohta ja EBITDA kujunemise kohta. Ettekanne on üles laetud meie kodulehele ja huvi korral saate sealt süvitsi infoga tutvuda. Kuid nüüd teeme lühikese pausi, oleme tagasi mõne minuti pärast, et vastata teie küsimustele. Aitäh! Tere tulemast tagasi ja tõesti vabandused tehniliste probleemide tõttu, aga oleme saanud mõned küsimused siis meilile, mida järgnevalt kommenteerime. Esimene küsimus kõlab järgnevalt. Kas 2025 aastal on oodata laekumist ülejäänud 5 miljoni osas Euroopa Komisjoni toetusest Paldiski kai osas? Paldiski kai osas oleme kogu toetuse kätte saanud selle viimase 15 miljoni laekumise osas, kuna 5 miljonit laekumist oli nii-öelda ettemaksena projekti alguses. Ehk et täiendavalt 2025 aastal sellega seoses laekumisi Euroopa toetusrahade näol ei tule. Aitäh küsimuste eest. Kas võiksite kommenteerida dividendi ettepanekut ja mis põhjustel te 24 aasta eest 100% väljamakse ettepanekut nõukogule ei esita? Tõepoolest, me teeme ettepaneku vähemalt 70%. Ei ole välistatud, et see on suurem, ehk võimekus meil on maksta ka rohkem, aga ütleme nii, et nõukogu ja lõpuks üldkoosolek otsustab. Järgmine küsimus. Milline on 25. aasta investeeringute tase ja kuidas see võiks jaotuda Paldiski kai ja teiste investeeringute vahel? Jämedalt me investeerime sel aastal 35 miljonit ja 70% umbes on sellest Paldiski kai investeering. Aitäh, veel on küsimusi saabunud. Eelmisel aastal ütlesite konkreetse dividendi suuruse välja, kuna tulemused on paranenud, kas on oodata dividendi jäämist vähemalt eelmise 2 aasta tasemele. Jah, kordan siis veel kord, et tõepoolest eelmine aasta sai öeldud täpselt välja. See aasta ütleme vähemalt, aga võimekust on ja ütleks niimoodi, et pikaajaline eesmärk on meil hoida taset
ka absoluutnumbrina, nii et küllaltki suur tõenäosus on, et see võib olla ka suurem kui see 70% just puhaskasumist. Aga näib, et rohkem küsimusi e-maili teel ei ole laekunud. Täname osalemast, täname vaatamast ja kohtumiseni juba järgmisel kordadel. Aitäh! Tänud tähelepanu eest ja veel kord vabandust tehniliste viperuste pärast.